Aga alustame sellest, et kust need teemajad üldse tulid. Et ei ole tegu siis Briti klassikalise teekultuuriga, vaid ikkagi puhtakujulise Venemaa nähtusega. Tsaari Venemaal siis teemajasid hakati rajama 19. sajandi keskpaiku ja esmalt Tveri kubermangus, kust need siis levisid üle kogu impeeriumi. Eestisse see institutsioon jõudis tsaariaja lõpukümnenditel, mil paljude teemajade asutajateks olid karskusseltsid, nagu näha siin Karopka karskuse seltsi teemaja. Nüüd Nõukogude Liidus püüti alates 20. aastatest arendada eriti kaugematest maapiirkondadest nõnda nimetatud kultuurseid teemajasid, mis siis pidid olema ühtlasi Nõukogude võimu edusammude tunnistajaks. Neis levitati ajakirjandust, inimesi õpetati muuhulgas ka hügieeninorme järgima, käsi pesema. Ja siin on mõned pildid, aga mul on ka üks väike kultuurisoovitus siin, et sellist teemajade olustikku on hästi kujutatud ka 1925. aastal valminud ja hiljuti restaureeritud Eesti tummfilmis Tšeka komissar Miroščenko. Mul õnnestus seda PÖFFi ajal ka vaadata, see on tõesti väga meeleolukas ja pikad kaadrid siis ka söömisest, joomisest. Nüüd aga, kuna me tuleme teise maailmasõja järgsesse Eestisse, siis siin teemajade loomine lühidalt öeldes oli üks toitlustuse sovetiseerimise ja tsentraliseerimise ilminguid. Esialgu teemajad tekkisid või neid püüti tekitada seoses uute Nõukogude tähtpäevade ja rituaalidega. Näiteks siis juba 1945. aasta maipühadeks avati linnades, näiteks Tartus, teemaja õlle, viina, limonaadi ja tee müügiga. 1946. aasta augustis-septembris andsid Eesti NSV võimud, järgides muidugi Moskva korraldusi, käsu avada suuremate vilja vastuvõtupunktide juurde 40-50 teemaja riikliku viljanormi toovatele talunikele. Nõuti, et need oleksid avatud ööpäev läbi ja et seal tuleb kommertshinnaga ehk siis riigi hinnast kallimalt müüa teed, kohvi ja võileibu. Samamoodi tuli välja panna autahvlid, loosungid, kohustuslik oli punanurk, kuid see kõik jäi suuresti paberile ja isegi ametlikus ajakirjanduses on pigem domineerivad nurinad, et seda kõike ei ole suudetud teha, on võib-olla 1 või 2 näidet. Ja kui seal üldse midagi müüdi, siis oli see viin. Aga 40. aastate lõpul ja 50. aastate algul kohalikud tarbijate kooperatiivid pidid käsukorras, nagu me täna oleme korduvalt kuulnud, käsukorras asutama teemajad kõigisse rajooni keskustesse. Ja teemajade õitse ajaks olid 50. aastad. Nii Stalini aeg kui ka siis veidi pärast seda niinimetatud rajoonide aeg. Ühelt poolt muidugi aeg oli väga vaene, nagu te olete täna ka kuulnud korduvaid näiteid. Palk, kui seda üldse oli tilluke. Kaubanduses olid suured varustusraskused, kuid samas jällegi nõuti toitlustuskohtadelt ju tulu teenimist. Ja seetõttu soodustati eriti alkoholimüüki. Ja sellele aitas kaasa ka riiklik poliitika, et kui toiduainete hinnad ei olnud väga odavad, siis alkoholi hinda alandati. Näiteks 1949 alandati viina hinda 28%, 1950
odavnesid kanged veinid lausa 49% ja õlu 30%. Muidugi need, kes rahapalka üldse ei saanud, nende jaoks eriti ei olnud vahet. Enamasti tegutsesid teemajad siis alevikes, väikelinnades ja tavaliselt või sageli natsionaliseeritud suuremates majades. Siin näiteks siis Räpinas endine kaupmees Otsingule kuulunud maja. Oli ka üksikuid uusehitisi, nagu näiteks Otepääl, kus üldse, eks ole, rajati selline stalinistlik keskus. Aga nüüd sellest teemast rääkides mõni sõna allikatest. Allikaid ei ole väga palju, kuid leidub arvukalt artikleid teemajade kohta toonase ligi 40 väikese rajooni ajalehtedes. Enamasti on tegu kriitiliste olukirjeldustega ja lõviosa neist kirjeldustest on ilmunud satiirinurkades. Hämmastab nende kirjutiste rohkus, aga ka etnograafiline detailsus, mis tegelikult ka minu tähelepanu haaras ja sundis natuke seda teemat siis lähemalt uurima. Arhiivis leidub materjale mõningate tarbijate kooperatiivide teemajade kontrollimise kohta valdade täitevkomiteede dokumentides. Samuti üksikuid teemajade aruandeid ja vastuseid kontrollreidide protokollidele. Väga tore allikas on avalduste kaebuste raamatud, kuid kahjuks neid on säilinud ainult üksikuid. Siis lisaks ka on mõningaid kirjeldusi Stalini aja avalikust toitlustusest ERMi kirjasaatjate arhiivis. Jällegi see ametlik pool. Ametlike loosungite ja ettekirjutuste kohaselt siis teemaja pidi pakkuma 3 korda päevas 3-käigulist einet kuni siis kella 21-ni. Juhiseid võib näha näiteks 1953. aastal eesti keelde tõlgitud käsiraamatust Maa teemaja kokale, kus on muu hulgas pildid ka tolle kohta täiesti ulmelisest köögitehnikast, mida muidugi vaevalt, et kuskil näha sai. Tuli lähtuda üleliidulisest ühiskondliku toitlustamise ettevõtete roogade koostisnormide kogumikust, mis on tuntud kokkade, ka Eesti kokkade kõnes kui spornik või piibel. Ja eesti keeles siis esimene tõlge ilmus 1949. Valdavalt olid menüüs siiski lihtsad, öelda eestipärased toidud, ent olid ka teatud ettekirjutused. Nõuti, et kindlasti peab olema ka menüüsse lisatud hirsipuder, makaronid, tatar ja lisandusid ka juba Stalini ajal siis venepärased seljanka, rassolnik ja borš, mis ei olnud küll tundmatud, aga nüüd jah, nad olid kohustuslikud. Samuti kehtestati üleliidulised sanitaareeskirjad. Neid nüüd kontrolliti, kuid tuleb öelda, et alevites ja väikelinnades sanitaarkontroll oli vähem range ja regulaarne, väga lihtsal põhjusel, sest reeglina ka siis Sanepid jaama juhatajal ei olnud mujal söömas käia kui seal samas teemajas ja vastavalt siis ka tulemused. Kuid lisaks siis palgalistele kontrollidele seati ka ametisse ühiskondlikud kontrollid. Näiteks siis naiskomisjonid võisid käia kontrollimas või ka siis kohalikud aktivistid. Toonastel propagandafotodel võib siis näha üksikuid puhtaid valgete linadega ja pigem võib öelda eestiaegse õhustikuga söögikohti. Enamasti olid küll ruumid vanad, puudus veevärk ja kanalisatsioon, sagel olid kasutusel petrooliumil töötavad priimused, oli ka tavaline toidu hankimiseks teemaja juures peeti sigu ja kanu ja varusid tuli säilitada
sealsamas hea, kui oli sahver või vahel harva ka kelder. Kokkuvõttes enamasti muutus teema ja pigem joomaurkaks, sest alkoholimüük oli kõige tulusam ja lihtsam. Ja sellest lähtuvalt ka oli korraldatud teema ja sisustus. Loen ette kirjelduse Räpina teemajast, mille on kirja pannud ERMi kirjasaatja Rein Kaldma. Tsitaat. Teemajal oli puhvet, kust alkoholi ja õlut sai osta nii-öelda käigu pealt. Klient tuli, tellis 100 grammi valget viina või sama palju muud alkoholi, väikese sakummi, kausikese salatit, võileiva. Läks siis seina äärde, kuhu oli kinnitatud kogu seinapikkune laiem laud. Asetas tellitu sellele riiulitaolisele lauale, tarbis tellitu ja lahkus või siis tegi veel ühe tiiru joogile ja sakummile, mille ta ka lühikese aja jooksul järjepanu tarbis. Ja siis neile, kes ikkagi ka süüa tahtsid, olid mõned lauad teises ruumis. Nii toonastes ajalehtedes kui ka kontrollaktides leidub palju kirjeldusi teemades valitsenud korralagedusest, süüdlaste otsimisest ja karistamisest, mis aga ikkagi teeninduse ja toidu kvaliteeti ei parandanud. Ja nüüd vaatame siis järjest, mis probleemid kõige teravamad olid. Jah, siin muidugi võib ka tuua selle paraadpoole ehk siis teema ja koka käsiraamatust, kuidas siis toitu tuleks serveerida, nii et ühe lihatüki või kotleti äär asuks teise ääre all. Garneering asetatakse pikliku hunnikuna, kartulipüreele antakse laineline pind. Ja kuidas siis ka muidugi teed tuleb serveerida. No ilmselgelt siis pestud ja kuivatatud sidrunist võis enamasti und ainult näha. Aga see plakat räägib iseenda eest. Kuid mis oli siis tegelikkus? Siin on nüüd väljavõte ühest säilinud avalduste ja kaebuste raamatust Jõgeva tarbijate kooperatiivist, kus siis külastaja, kes küll vana harjumuse kohaselt nimetab kohta restoraniks, mida muidugi ta enam ei olnud, kirjeldus siis, olles restorani ruumis, kus valitseb külma isa, puud on toored, leib on toores, kui tahad, siis söö, kui ei maitse, siis küpseta ise. Ja eriti toores on paari teenija salbe salme külastajate vastu. Sageli on ajalehtede kirjeldused selles mõttes head, et see on ka toodud ära tsitaate vestlustest teema ja töötajatega. Näiteks siis septembris 1949 Ahja teemaja kirjeldus, tsiteerin. Kui reisija astub rõngus või ahjas ruumi, mis kannab silti teemaja, siis peetakse teda labase naljategijaks, kui ta küsib teed. Neis teemajades ei tunnustata teisi jooke peale alkoholiliste. Tunnustavalt tuleks küll esile tõsta Ahja teemaja juhataja leidlikkust. Teed võib saada, seletab see, aga selleks läheb aega mitte vähem kui 2 tundi. Naabertaludest tulevad hankida teemasin ja suhkrut. Nii, või siis väike rajoonileht Leek kirjeldab olukorda Türi teemajas 1953. Tsitaat. Soovida jätab teenindamine ettekandjate poolt. Eriti peab seda aga ütlema ettekandja Pilve kohta, kes pahatihti unustab, et ta peab inimesi teenindama. Unustab, mida keegi tellib, suhtub ebaviisakalt külaliste märkustesse toidu kvaliteedi kohta ning tema tavaline vastus on, mis see minu asi on. Ettekande Pilve saamatust näitab ka see fakt, et ta tõi kurgisalati lauale koos kakaoga. Et ilmselt siis olid külalisel põhjendamatud ootused. Ja väga napp teave Kaarepere ja Palamuse teemaja 1950. Palamuse teemajas puudub üldse pliit, rääkimata köögist.
väike kild ka Järvamaalt, ajalehest Järvalane, 7. jaanuar 1950. Siin te näete ka siis asjaomast karikatuuri. Tuleb öelda, et karikatuuride stiilis huvitavalt, see on selline hübriidne stiil, kus põimuvad Eesti-aegsed karikatuuride jooned ja siis krokodillist Vene ajakirjast siis võetud eeskujud. No igatahes Estna, Järvajaani ja Koeru teemajas pole tihtipeale müügil teed. Et tegemist on teemajaga, sellest annab tunnistust ainult välja pandud suur silt teemaja. Ja mida ütleb siis teemaja juhataja? Lõuna on käes. Lähen koju, et juua klaas teed. Siinne segadus hakkab juba südame peale ja teed pole ka tilkagi. Et võisad vahemärkusena, et Estna teemaja on tänaseni alles ja seal on nüüd hoopis teistsugune kultuur. Nii, aga läbivaks teemaks kõiksugustes dokumentides on hügieen või siis pigem hügieeni puudumine. Näiteks kirjutab siis ajaleht Valgamaalane, kirjeldades Puka teemaja 1950. Tsitaat. Tühja suure toa, seinad ja põrand on kaetud paksu tolmukorraga, pole loosungid ega portreesid. Nähtavasti arvab teemaja juhtkond, et on ilus, kui laest ripuvad alla pikad ämblikuvõrgud, mis vahetevahel langevad isegi laudadele. Või siis Vastseliina, ajaleht Kolhoosi küla, 1951. Ettekandjad tõstavad toidud lähematele laudadele kätel, mille tagajärjel ettekandja sõrmed ulatuvad sageli supisse. Kaalumisel tarvitatakse kahvli või kühvli asemel kätt. Või veelgi drastilisem olukord Otepääl, kus oli küll kaunis teemaja. Roiskvee väljaviimist teostatakse pangega, mis seisab toidu valmistamisel kasutatava köögilaua all. Teemajas müüdav piim on asetatud köögitaguse trepi alla, kus samas hoitakse konte. Ja huvitav on see, et on palju kirjeldusi sellest, kuidas teemaja külastavad ka erinevad loomad. Küll koerad, kassid, kes lamavad kuskil laudade all või peal. Aga Vändras 1954. aastal siis on dokumenteeritud, et mõni päev tagasi külastas Vändra teemaja kitsepaar. Võimalik, et nad kogemata lauda asemel paari astusid, sest väga tihti näeb paar räpane välja. Ja kärbsed muidugi oli täiesti tavaline nähtus, kuid võib-olla kohati nad isegi võtsid täiesti võimust. Näiteks siis ajaleht Kolhoosi tee satiirirubriigis Ventilaator 1956 kirjeldatakse Kilingi-Nõmme teemaja olukorda ja seal on siis nagu selliseks žanriks või võtteks valitud kärbeste avalik kiri. Kärbse pere oma läkituses väljendab palavat tänutunnet kooperatiivi juhatusele, teemaja juhatajale ja SAN inspektsiooni töötajatele, kes on neile loonud luksuslikud elutingimused. Ja avaldasid ka rahulolematust paljude külastajate suhtes, kes oma närvlike, kärbeste rahulikku elu häirivate liigutustega on muutunud juba välja kannatamatuks. Nii et ja võib-olla hügieenist veel viimane tsitaat. Abja teemaja. Ajaleht Kommunaar. Seda külastas kontrollbrigaad selle külastuse ajal. Juhataja jõi veini, mis on tavaline nähtus. Igal pool oli tolm, mustus, toidujäätmed ja seal on eraldi välja toodud siis ka riietus. Imestama pani nõudepesija kittel. Kuidagi ei saanud sellele mitmest kohast rebenenud riietusesemele anda kitli nime. Värvi järgi otsustades võis see riietus kuuluda rohkem korstnapühkijale. Nüüd muidugi oli kõneks ka toidu ja joogi kvaliteet ja see läbiv alkoholiprobleem. Põhiline kaebus oli alati, et toit on vähe, see on halb ja peamiselt müüakse viina.
Varjunime E-lõunataja kasutanud Lihula ajalehe Koit kaastööline kirjeldab Lihula teemaja menüüd 1951. Tsitaat: peab ütlema, üldiselt on menüü väga ühekülgselt ja puudulikult koostatud. Samuti on menüü täienenud olemasolevate toitudega, siis jutumärkides piimasupp brünettjuukstega, seapraad harjastega, nuudlid sinise tindiga ja kapsasupp tarakanidega. Siin nüüd te näete väljavõtet Võru kommertsmaa teemaja menüüst. See oli kirja pannud siis ühes kontrollaktis. Toitu just ülearu siin ei ole ja tööstuslike ja tarbijate kooperatiivide inspektor Revident Sillart tegi siis kindlaks 4. juulil, et nii kala kui kotletti müüdi ilma ette nähtud lisanditeta, kuid hind oli siiski soolane, sest mõlema eest võeti ettenähtust rohkem raha. Võileivad kaalusid ettenähtust vähem, kuid seletuskirjas põhjendati seda asjaoluga, et leiva kvaliteet on väga halb, mis oli ka ilmselt tõsi, ja see kuivab palju. Kas ta nüüd just nii palju kuivas, see on nüüd iseasi. Lihapirukas siin menüüs on ta hind 10 eurot, õige hind oleks olnud 10 rubla ja see õige hind 3 rubla. Ja vorstilõik, üks vorstilõik pidi kaaluma 100 grammi, aga kaalus ainult 36 grammi. Nüüd edasi näide Woldi tarbijate kooperatiivi teemajast. Oli positiivne, et see üldse avati, kuid avas teemaja, milline asub kuuritaolises ehituses, kuhu juurdepääs on raskendatud, asub põldude vahel. Müüaks ainult viina sulgudes. Viinagrammi mõõduks on imikupudel. Ja lisaks viinale teemaja juhataja aiapidamise produkte. Stalinlik tee kirjutab Koeru teemajast 1952. Siis külastaja kommentaar. Pöördusin einelauapidaja poole palvega saada klaassooja teed. Tema ilmse rahuldustundega jälgis joobnud seltskonna järjest valjemaks muutuvat laulu. Ah, teed? Ei, seda meil ei ole. Kui teil külm on, võtke 100 grammi, kas likööri või veini. Siis huvitav nüanss, et 40-ndatel, 50-ndatel oli stalinistliku toidupoliitika osa ka rahvustoitude esile tõstmine menüüdes. Ja üks kriitika punkte oli ka see, et teemajades rahvustoite tavaliselt ei pakutud. Ja nüüd ühel lühemal perioodil pärast Stalini surma ka keskvõimud soodustasid lühiajaliselt rahvuskeelte laiemat kasutamist. Ja see peegeldub ka teemajade kriitikas, et kui varem toodi esile võib-olla seda, et venekeelset infot on vähe, siis nüüd tuuakse välja ka seda, et eesti keel kas puudub menüüs või on see halb. Näiteks siis 1954. aastal ajaleht Edasi kommunismile kritiseerib Tapa teemaja menüüd, kuna see eesti keel oli väga moonutatud. Ja olukirjelduse autori sõnul eestikeelses osas hakkas ilutsema 16 eriskummalist ja seni tundmatut toidu nime, ehkki toidud ise jäi endiseks. Selle järgi võis teemaja külastaja tellida päris hariliku hinna eest piikpoissi, lihamulle, frigadeliseepi. Kellel oli aga külmetamisest kael haige, võis ainult 80 kopika eest tellida endale värske kurgu. Ja lõpuks siis ka üks teemasid teemaja ja kohalik võim. Et nüüd nii ajakirjanduses kui mälestustes leidub kirjeldusi sellest, kuidas teemajast sai mitte niivõrd kohaliku lihtrahva, kellel ju väga raha ei olnud, kui just kohalike ametnike, kooperatiivi juhtkonna, miilitsa ja selliste teiste taoliste mõnus äraolemise paik, kus nauditi privileege niivõrd, kuivõrd neid oli.
Ka teemaja juhataja võttis sellistest olengutest meelsasti osa. Näiteks kirjutab ajaleht Kolhoosnik Mustvee teemajast 1951. Tihtipeale võib teemajas näha napsutajaid siis, kui teemaja on juba suletud. Teemaja juhataja lubab pidada orgiaid poole ööni. Ja siis tooksin ka tsitaadi jälle Rein Koldmaa mälestustest olukorrast Räpina teemajas. Tsitaat. Kooperatiivi juhatuse esimees käis teemajas söömas kas üksi või mitmekesi. Kui ta tuli üksi või aseesimehe või raamatupidajaga, siis nende jaoks oli nurgas varulaud, kuhu neile kiiresti toit toodi. Kui juhatuse esimehel oli pea haige, siis toodi talle valge viin lauale kohvitassiga. Kui esimees tuli kõrgemalt poolt tulnud ülemustega, siis nad sõid ja võtsid napsi juhataja ruumis. Seal pakuti tavaliselt neile ikka midagi sellist, mida saalis olijatele nii väga ei pakutud. Juba oli tekkinud teatud tagavara häid jooke ülemuste jaoks ja paremaid suupisteid tehti ka. Õhtul kell 21, mil teemaja suleti, siis tagaukse kaudu tulid ülemused, et süüa seda, mis oli nendele nimelt jäetud. Ja vajadusel praeti mune ja vorsti. Kuid peamine oli, et nad said segamatult alkoholi tarbida. Need olid oma kooperatiivi ülemused, siis julgeolekutöötajad, miilitsad. Nad jorutasid ikka kella 1-2 öösel ja teemaja juhataja ning üks ettekandja pidi olema nende käsutuses. Aga kõige enam kannatas nende pärast juhataja, sest sageli lõppes ülemustel raha ja siis küsiti võlgu, mille tasumist tükiti unustama. Ja käituti nagu tõeliste pojaaridena. Kohalikud võimud oma aruandluses pidid sageli ikkagi ka tunnistama teemajade krahhi. Siin ainult üks näide siis Saare valla täitevkomitee protokollist 48. aasta talvel ja kevadel, kus tõdetakse, teemaja sildi all tegelikult töötab kõrts, kuna teed ei müüda. Puudub isegi nõu keedetud veega. Saare teemajas on esinenud isegi puskari pruukimist. Arvestades eeltooduga, tuli tunnistada Saare teemaja töö üldiselt mitterahuldavaks ja finantsplaani täitmise osas välja kannatamatuks. Ja nüüd siis mõni sõna kokkuvõtteks. Teemajadest kujunes siis ere näide nõukoguliku käsumajanduse fiaskost. Probleeme oli nii toiduainetega varustamisega, toidu valmistamisega, teeninduse kvaliteediga kui puhtusega. Need ajakirjanduses ilmunud teemajade satiirilised olukirjeldused aga väärivad tähelepanu kui täitsa omaette allikaliik. Selliseid rubriike on peetud nõukogude võimu hääletoruks, vaenlaste nahutamiseks, kuid uuemad uurimused, näiteks John Samuel Etty, kes on uurinud Vene satiiri ajakirja Krokodill, või ka Neringa Klumbite väga hea uurimus Autoritaarne naer, kes on uurinud Leedu huumori ajakirja Luud. Nad on osutanud, et tegelikult korduv kriitika, eriti kui ta on niisugune väga mahlane, vahetu, siis ta kumuleerudes näitab nõukogude süsteemi toimimise põhimõttelist vildakust. Ehk siis olmekriitika hakkab tegelikult toimima süsteemi kriitikana. Ja eriti Eestis, ma usun ka teistes Balti riikides, seda just niisugusena ka võeti lugejate poolt. Ja omaette teema on ka need väikeste rajoonide ajakirjanikud, et nad ei olnud enamasti ju professionaalid, aga nad minu meelest suure mõnuga kirjeldavad seda teemajade kaost. Ja ma arvan, et ka lugejal, jah, see oli ilmselt naer läbi pisarate, aga võib-olla natuke isegi lohutas. Sest teemajad ju olid ikkagi Eesti kultuuriruumis sama võõrad ja absurdsed kui punavoorid või oblastid. Viimane lause siis, teemajade päike hakkas kiiresti loojuma.
alates 1958. aastast, mil algas üks paljudest alkoholivastastest kampaaniatest Nõukogude Liidus. Tõsteti alkoholi hinda, keelati ka lahtise viina ja õlle müük kauplustes ja kioskites ning toidukohtadest lubati seda ainult restoranides. Ka siis hakati Eestis uutes, eriti kolhoosikeskustes, väikelinnades, alevites avama sööklaid, aga see on juba järgmine jutt. Aitäh! Avamise kohta on ka selles kuulsusrikkas päevikus, mida ma enne tsiteerisin siin, lihtsalt väike sissekanne, et ta käis ka seal avamas seda. Tunnistaja. Leilop Kristjan, sündinud 1884. Aga mis ma soovitan veel lisaks nendele väikerajoonide ajalehtedele, väga soojalt soovitan sellist ajalehe formaati, mis olid masinatraktorijaamade ajalehed, need on täiesti vapustavad allikad. Nad küll ei räägi seal teemajadest, aga nad räägivad kolhoosi elust väga kirglikult ja vägagi huvitavalt. Täiesti nõus, seal on palju ka alkoholist. Seda ka.